Kaja Vae on arhitekt-füüsik. Ta on lõpetanud nii teoreetilise füüsika eriala, on hetkel Tartu Ülikooli doktorant ja ta on sellega põiminud ka arhitektuuri eriala õpetamise viimasel ajal. Ja ta tegeleb siis tahkiste teooriaga ja lisaks sellele on ta olnud ka näiteks linnafoorumite sarja eestvedaja arhitektuurikeskusega. Ta on töötanud Urban Mark arhitektuuribüroos arhitektina, Vahur Soova arhitektuuribüroos. Ja ütleme, teaduskraadi kohta siis ka nii palju. Juhendaja on tal Vladimir Ižnjakov ja eesti keeles on selle töö pealkiri ergastatud seisundi kvantdünaamika tahkistes ja molekulaarsüsteemides. Nii, ja siis tuleme tagasi arhitekti poole. Kaja Vae on saanud Eesti Kultuurkapitalilt arhitektuuri sihtkapitali tegevuspreemia linnafoorumite korraldamisest aastal 2010 ja mitmeid teisi auhindu. Teda on auhinnatud ka Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilastööde konkursil töö eest elektronsiirded tugeva vibratsiooni interaktsiooniga sümmeetrilistes süsteemides. Ja ta on saanud ka 2006. aastal aasta teraskonstruktsiooni auhinna. Vabandust. Ja loometööst on ta siis koos Ülar Margiga saanud esikoha näiteks Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna uue õppehoone projekti konkursil. Ma ei hakka neid keerulisi teadustööde pealkirju ette lugema. Ta on esinenud konverentsidel, füüsikakonverentsidel Eestis ja väljaspool, sealhulgas Jaapanis. Ja tal on päris huvitavate pealkirjadega uurimusprojektid, aga anname sõna järje talle. Aitäh! Kui Martin mind siia esinema kutsus ja teema nimetas, siis ma mõtlesin küll, et et kuidas on võimalik 15 minutiga nii fundamentaalsel teemal mingisugune väide üles ehitada. Siis ma sain teada, et ei ole mitte 15 minutit, vaid on 9 minutit. Veel põnevam. Siis meenus, et täna on tõesti see keelepäev ja ma mõtlesin, et võiks siis otsapidi rääkida ka keelest, aga keelest hästi üldiselt, astudes niiviisi siis mingis mõttes veelgi libedamale teele. Ma paneksin taustaks jooksma kummalegi ekraanile see visuaalse materjali. Ühel ekraanil, mis on mu selja taga, on siis Daniel Liebeskindilt 2 graafilist seeriat. Esimene on pealkirjaga Chamberworks ja teine Micromegas. Te tunnete ära, kui need vahetuvad. Ja teisel ekraanil on siis üks installatsioon, mille me ehitasime koos Paco Ullmaniga möödunud suvel. Kui me hakkasime Pacoga seda installatsiooni tegema, meie põhimõtteliselt ainus selgelt sõnastatav eesmärk oli see, et me tahtsime sellest fotosid teha, aga mitte mingit muud täpsemat intentsionaalsust või sihukest väliseid piiranguid meil sellega seoses ei olnud. Ja seetõttu me märkasime, et me töötasime peaasjalikult visuaalses meedias, et me nagu väga ei rääkinud sellest või väga palju ei arutanud või ei artikuleerinud seda nagu lingvistilises keeles. Kui me läksime lõpuks keskkonda, siis me olime välja mõelnud 2 hästi lihtsat nagu eeldust, mida me hakkasime seal keskkonnas siis nagu läbi viima. Et meil oli 2 geomeetriat. Üks siis pidi olema niisugune paralleelsetest joontest koosnev struktuur ja teine koonduvatest joontest koosnev struktuur. Sellised ülilihtsad asjad. Ja siis koha peal vaatasime, kuidas nad siis mingitele Tallinna tühermaadele või niisugustele kummalisematesse kohtadesse istuvad. Aga selgus, et kuigi meil ei ole mingisugust eesmärki, see projekt oli kuidagi nagu sihuke painav või me nagu tahtsime seda teha ja see
siin hakkas tekkima mingisugune niisugune struktuur või niisugune liigendus, mis kuidagi haaras ennast kaasa ja haaras meid kaasa ja pani kuidagi kaasa mängima. Nüüd, kui me hakkasime pildistama, siis me märkasime nagu niisugust väga kummalist asja, et see üks struktuur, mis koosnes paralleelsetest joontest ja mis tõesti kohapeal mõjuski nagu eriti triviaalsena, et teda sai nagu sõltuvalt rakursist ja pildistamise kaugusest siis näidata nagu väga erinevana või et põhimõtteliselt temaga sai manipuleerida, teda sai pildi peal näidata sellisena, nagu kohapealne kogemus teda nagu küll edasi ei andnud. Aga siis teine struktuur, mis koosnes siis koonduvatest joontest, kuigi tema oli nagu kohapeal tajudes niisugune põnevam ja võib-olla isegi natuke müstiline, siis teda pildistades need pildid olid niisugused suhteliselt sarnased või tema iseloom nagu ei muutunud nendel piltidel. Ja et ainult selle töö raames siis võisime teha nagu niisuguse naljaka või ootamatu kokkuvõtte, et kui on tegu väga lihtsa struktuuriga, siis võib teda justkui nagu kujutada või edasi anda vahendatult absoluutselt teistsugusena, kui ta mingis mõttes reaalsuses ise on. Ja samas nagu see keerulisem struktuur siis ei ole sugugi niivõrd manipuleeritav, et ta säilitab oma iseloomu. Aga jah, see siis oli niisugune kokkuvõte ainult selle töö raames. Aga kui me hakkasime nüüd nendest piltidest kokku panema seeriat, siis me märkasime nagu niisugust kummalist asja, et põhimõtteliselt võime alustada nagu niisugusest üldisest pildist, kus me näeme seda paralleelsetest joontest koosnevat struktuuri, siis hakata sellesse nagu sisse suumima, mingisuguseid nurkasid valima ja et lõpuks me saame kokku panna niisuguse seeria, mis algab siis nagu üldpildina nendest paralleelsetest joontest, lõpeb nende koonduvate joontega üldpildis. Aga niimoodi järjest seda seeriat vaadates ei pruugi nagu sugugi tajuda, et me vahetame totaalset geomeetriat. Et kui inimene on nagu selles seerias sees, vaatab neid pilte niimoodi järjest ja ta ei tea, millist alatut trikki temaga tehakse, siis võib teda lõpuks tabada nagu mõnesugune afekt või üllatus. Et minu arvates loomingu põhiline erinevus teadusest seisneb selles, et loomingut võib teha väga erinevatel viisidel. Ja põhimõtteliselt ka nende väga erinevate viiside väljamõtlemine on loomingu osa. Samas kui teadus on enamasti aksiomaatiline, väga täpne, põhjalik, isegi erapooletu fenomeni läbiuurimine. Ka loomingut ja sealhulgas muidugi ka arhitektuuri võib teha täpselt samamoodi nagu teadust, niimoodi põhjalikult, detailselt mingit fenomeni läbi uurides, aga võib teha ka väga paljudel muudel erinevatel viisidel. Ja Daniel Libeskindi graafiline seeria, mis siis siin taustaks jookseb, Chamberworks, praegu me oleme juba Micromegaseni jõudnud muidugi. Minu arvates selle Libeskindi graafilise seeria nagu põhiline saavutus seisneb selles, et ta mitte ainult ei näita, et arhitektuuri võib teha väga erinevatel viisidel, vaid et arhitektuurina võivad toimida väga erinevad asjad. Libeskindi graafilised lehed ei ole representatsioonid mõnesugusest arhitektuurist, vaid arhitektuur ise. Selline tõdemus võib arhitektuuri jaoks tegelikult omada väga suurt vabastuslikku potentsiaali. Võiks öelda, et arhitektuur on ruumi liigendamine ja nende liigenduste kaudu mõnesuguste suhete ilmsiks toomine, paiste laskmine või käimalükkamine. Kunstnik ja leiutaja Toot Sailer, kes on uurinud geeniusteks peetud inimeste töömeetodeid, väidab, et põhimõtteliselt võib iga inimene mõelda ülimalt innovatiivselt, juhul kui ta töötab oma uurimisteema läbi väga erinevates meediumites, kui ta kirjutab sellest samast asjast, kui ta teeb selle kohta skeeme või kui ta teeb selle kohta ka mudeleid.
ja ma olen sellega absoluutselt nõus, et kui me võtame ette mingisuguse teema ja töötame sellega väga erinevates meediumites, siis need meediumid lasevad esile tulla mingisugustel uutel või alati erinevatel liigendustel. Ja siis niiviisi me saame selle uuritava teema või selle fenomeni kohta märksa rikkalikuma spektri. Et läbi erinevate vahendite fenomeni kombates me saame tema kohta lihtsalt väga palju rohkem teada. Kuid kas see pole ligikaudu see, milline on arhitekti tööprotsess kaasajal olnud? Et kui arhitektid on diagramminud, embrüoloogiliselt vormi kasvatanud, kirjutanud, maketeerides materjali ja geomeetria võimalusi uurinud. Et võib küsida, et kas ei ole mitte nii, et arhitektid on läbi ajaloo mõelnud nagu geeniused? Aga võib-olla siiski mitte päris. Päris tõsiseltvõetavaks arhitektuuriks on tavatsetud pidada füüsilist ehitist ennast ja kõiki muid kaasnevaid tegevusi seejuures mõistetud protsessi, kommentaari või selgitusena, mille siis ülesanne ei ole midagi uut öelda ega näidata, vaid avada tagamaid ja jõuda selge määratud eesmärgini. Kuid erinevate meediumite võimalused jäävad niiviisi lõpuni ikkagi päriselt kasutamata. Võiksime mõelda, et kõigil neil arhitektide kasutatavatel meediumitel on potentsiaal tuua nähtavale täiesti uusi liigendusi ja mõjutada seeläbi meie igapäevaelu. Seega iga arhitekti kasutatavat meediumit võiks võtta kui võimalikku peateost ja töötada sellega niisuguse põhjalikkusega, et meediumi enese ainuomased jooned võiksid aidata esile tuua mõnesugusel uudsusel. Libeskind ütleb, et kui ta Chamberworksi teeb, siis ta ei tea, mida ta tegelikult teeb ja kuhu suunas ta liigub. Kuid võib küsida, et mille alusel siis teha sellises teadmatuses otsuseid või millest juhinduda. Isikliku kogemuse põhjal võib väita, et sellises situatsioonis saab lähtuda ainult tekkivast või arenevast loomingulisest keelest. Igal loomingulisel inimesel on mingi oma keel, milles ta töötab, mida ta arendab ja milles artikuleerimise võimalusi ta uurib. Et loomingu tegemine on selle isikliku keele edasiarendus ja artikulatsiooni võimaluste uurimine siis sellel isikliku keele piirimaadel. See keel võib olla seguni lingvistilisest, visuaalsest, loogilisest, müstilisest, rütmilisest ja ilmselt veel hulgast teistest keeltest. Mis ma tahan öelda põhimõtteliselt on see, et loomingulise inimese keel ei pruugi üldse olla mõnesugune puhtalt ja selgelt määratletav, varasemalt eksisteerinud keel, et see on tingimata lingvistiline või visuaalne, et ta võib olla just segu nendest suvalistest elementidest, mida ma loetlesin. Loomingu käigus tekivad uued seninägematud koherentsused ja resonantsid, mis on intuitiivselt seni kogetu ja varasema keele kaudu äratuntavad. Kuid nad on uuena äratuntavad ja see ongi oluline. Et see keel ei alga põhimõtteliselt ei tühjusest ega küllusest, vaid algab keelendite sattumuslikust kokkukõlast ja hakkab moodustama mingit isesugust ainuomast loogikat. Aga selle kõige juures varitseb alati artikuleerimatus või suutmatus üleüldse midagi öelda. Aga looja töö siis ongi see artikuleeritus ära tunda, aga samas see on ka erakordne üksinduse hetk, sest põhimõtteliselt mitte miski ei viita sellele, et keegi teine tunneb artikuleeritust ära samasugusel viisil. Aga pöördume tagasi Libeskindi ootamatu arhitektuuri juurde. See, et arhitektuuri on võimalik teha olnud väga erinevalt, on näiliselt ajaloo jooksul kahjuks osutunud justkui puuduseks. Niiviisi on arhitektuur distsipliinina olnud ebadiskursiivne ja katkestuslik ja üldiselt diskursiivsete teaduste foonil võib olla ka mitte nii väga tõsiseltvõetav oma
oma niisuguse katkestuslikkuse poolest. Võiks öelda, et arhitektuurile ei ole olnud võimalust kanda, kinnitada, fikseeruda, ennast kehtestada üheselt mõistetava ja selgetel alustel põhineva distsipliinina. Aga võib-olla see võiks olla hoopis arhitektuuri tugevus. Hea arhitektuur, mis toob ilmsiks uued liigendused, on alati barbaarne. Ta pöördub uuesti kogemuse juurde. Ta on barbaarne ka selles mõttes, et ta võtab hävitamise ja kõrvalejätmise õiguse. Aga ta võib lühikese ajaga ületada selle barbaarsuse ja langedes niiviisi mingis mõttes olemise kõige viljakamasse perioodi, kui toimub kultuuri tekkimine. Ja paraku on arhitektuur metsik ka selles mõttes, et teda ei ole kunagi võimalik teha mugavustsoonis. See barbaarsuse mitte kunagi päriselt lõplik ületamine, mitte üksnes võime, vaid ka paratamatus või sundus lausa barbaarsusesse tagasi pöörduda, iga kord uuesti artikuleerima õppida. See, et arhitektuur peab ennast iga kord uuesti leiutama, võiks tänapäevases kontekstis minu arvates olla arhitektuuri märkimisväärne eelis, mis võiks temast teha nagu kui nüüd populistlikult öelda tulevikudistsipliini, aga tulevikudistsipliini siis jah, kujundlikus mõttes, et võib-olla täpsem oleks öelda, et olevikudistsipliini, sest arhitektuur on võib-olla üks väheseid distsipliine, mis suudab nagu päriselt tegeleda olevikuga, just sellise spetsiifilise eripärase olevikuga, nagu me siin praegu selles hetkes oleme. Aitäh. Mis puudutab seda Tartu Ülikooli arhitektide loetelu, siis minu jaoks on arusaamatu, kuidas see on saanud üldse katkeda. Et kahjuks jah, seetõttu ma ei oska selle kohta ka midagi muud öelda, aga ma sooviks, ma ei tea kellelt, jõuluvanalt, et see jätkuks, jah. Kui me turust räägime, millest ma suurt midagi ei tea, siis turu puhul on nii pakkumine kui nõudmine. Ma küsin, kas pakkumine on? Ma ei ole üldse sellega mingilgi väga ligidaselgi määral tegelev inimene, aga ma ei ole ka aru saanud, kas on väga pakkumist. Kas on nii julgeid või nii laisku või argu või mis iganes? Pakkumist selles mõttes ülikooli poolt arhitektidele? Ülikoolile? No üks linnafoorum isegi oli teatavasti sellel teemal, et tuli kokku Eesti arhitektid ja arutasid Tartu Ülikooli ruumilise arengu üle. Selgus, et seda plaani eriti ei ole. Kahjuks ülikooli juhtkonda see eriti ei huvitanud, et seda ei ole. See on nagu nii keeruline pikk teema, mida ma praegu väga ei tahaks hakata kommenteerima, et selles mõttes arhitektide poolt on pakkumist küll, mitte ametisse asumise mõttes, vaid ideede pakkumise mõttes, aga see koostöö ei ole nagu väga hästi käima läinud, et võib-olla tulevad paremad ajad selles osas. Veel küsimusi Kajale? Mul hakkas natuke pea valutama sinu selle loengu peale, aga see on niisugune hea valu, sest et ma arvan, et miljonid neuronid tegid nagu klikk ja siis kakk. Et küsimus võib-olla ei ole küsimust, aga mul oli niisugune mulje, või tunne, et kas arhitektuuri võlu või see tuum ongi siis nagu selles rapsimises või erinevate asjade proovimises, et selles ongi nagu mingi võlu. Ja mis see neuronite liigutamine oli veel seotud natuke selle parameetrilise mudelprojekteerimisega ka, et kui sa teed nagu parameetriliselt asju, siis need erinevad protsessid, mis sa nagu läbi viid, need erinevad mõtted, mis sul tekivad, need nagu jätavad jälje endast konkreetselt. Et
et selles ongi see võlu. Küsimust vist ikka ei tulnud. Natuke selle rappimise kohta natuke tuli küsimus ka sul peaaegu välja, et kas rappimine on nagu arhitektuuri võlu. Mingis mõttes, aga ma ei tea, sõna rappima vist on negatiivne tähendus, ma ei tea, eesti keeles või et minu meelest on nagu see võlu tõesti selles, et arhitektina sa hakkad mingit maailma üles ehitama tõesti selles konkreetses hetkes ja nagu ma rääkisin, et sa mingis mõttes õpid artikuleerima uuesti. See on kuidagi jah, et seda on justkui nähtud selle distsipliini nagu niisuguse suure puudusena, et ta ei ole saanud mingisuguseks tõsiseltvõetavaks distsipliiniks, et võib-olla sellepärast nagu Tartu Ülikool ka ei taha arhitekte väga tõsiselt võtta, et kuulge, kutid, kes te olete, et kus on teie teaduskraadid. Aga pigem jah, minu väide nagu on see, et just tänu selle niisuguse võimele iga kord uuesti alustada, et see võiks olla tegelikult just nagu nii-öelda sihuke tulevikuteadus või sobida vähemalt nagu tänapäeva väga hästi. See on niisugune teatav ballasti puudumine. Ja mul on ka üks küsimus, et sa ütlesid, et arhitektuuri tegemiseks eranditult tuleb oma sellisest mugavustsoonist nagu lahkuda. Või ütleme loomingu tegemiseks laiemalt tegelikult ilmselt, eks, et aga kui ma seda sellest mugavustsoonist lahkumist nagu masohhistlikul viisil nagu naudin, et kas see võib tegelikult muutuda nagu selliseks mugavustsooniks? Või ma satun sellest nagu sõltuvusse? Põhimõtteliselt võimalik, jah. Kui sa nagu satud sellest sõltuvusse, siis ma ei tea, kas see on nagu mugav olla sõltuvuses. Kas keegi oskab seda kommenteerida? Ega see vist tegelikult ei ole väga mugav olla sõltuvuses. Sa mainisid ennem seda, et geeniusele on omane viis rünnata uuritavat erinevate meetodite abil. Kas sina oled ka oma füüsiku teele minnes proovinud konkreetselt arhitekti töömeetodeid, et maketeerida oma teadustöö raamides kuidagi või oli see trosside projekt siin tegelikkuses hoopis üks viis selleks? Trosside projekt, mis olid tegelikult hästi lihtsad nöörid, teadlikult vist ei olnud, aga nagu ma ütlesin, me nagu rääkisime sellest imelikul kombel hästi vähe, et me nagu tegime seda tõesti ainult niisuguse visuaalse projektina ja lasime nagu visuaalsusest ennast kaasa kiskuda, et selles mõttes see jah, võib-olla ei olnud nagu kõige geniaalsem töö nii-öelda. Aga mis puudutab minu füüsikutööd, siis ma ei ole veel ühtegi maketti teinud, aga võib-olla teen. Ära 3D printeriga tee. Ei, see on täitsa kuuldav, jah. Et see pigem nagu selline vastuväide sulle ja sulle tuleb ka küsimus. Et sa ütled, et arhitektuur on nagu alati uue leiutamine, aga kas ikka on? Et teil on ju tegelikult ikkagi arhitektuuris on väga pikk ajalugu alates Assüüriast peale, lõpetades siis kõik võimalik suurte arhitektide, kes on loonud väga suurt ruumi. Samuti, kui nüüd jälgida, mis toimub sellises hetke situatsioonis, alati tekib teatud mood. Kuskilt võetakse, mingi hetk tulid plekksepad, siis tulid roostes plekksepad, ja nii edasi. Et kas see teadmus, mis on see tänane teema, see ikkagi ei hõlju selle arhitektide grupi sees, kus seda siis võetakse, ammutatakse, et tehakse oma asja. Tõsi küll, iga kord natuke isemoodi ikkagi. Jah, muidugi see küsimus on nagu täiesti põhjendatud, et ajalugu on olemas ja sellest mööda ei saa. Aga
Minu meelest on Nietzschel nagu üks väga hea mõte selle kohta, kes teatavasti ajalugu üldse ei sallinud ja arvas, et ajalugu on ainult ballast. Nietzsche ütles, et ajaloost põhimõtteliselt tasub teada lihtsalt ja tunda mingisugust teatavat nagu kvaliteedikogemust või väärtuse kogemust. Et võib-olla see sihuke kvaliteedikogemus on see, mida arhitektuur võiks oma ajaloost kaasa võtta, aga mitte siis nagu niisugust vormide uuesti kordamist või vormide taastsiteerimist, et see minu versioon nagu sellest arhitektuurist, mis nagu niisugusel barbaarsel kombel iga kord uuesti tagasi kogemuse juurde pöördub ja siis hakkab sellest kultuuri üles ehitama, et see oli nagu justkui niisugune mingis mõttes arhitektuuri päästmise skeem võib-olla või et kui see vaene arhitektuur ei saa kuidagi päris teaduseks, siis võib-olla ta ongi selline olevikuteadus. Vaikuse hetk ja teadmuse settimine toimib. Et kas me võtame otsad kokku? Tänan enda poolt kõiki esinejaid, Kaja ka sealhulgas ja väike kingitus sulle. No tänan.